Tervist kõigile ka minu poolt ja suur tänu nii korraldajatele, kes on selle ürituse kokku kutsunud, kui ka kõigile nendele, kes nii oma osalusega kui ka muul moel on selle teoks saamisele kaasa aidanud. Nüüd ma hoiatan ette, et minu kõne ei tule väga rõõmsameelne, sellepärast, et ma pikalt mõtlesin ja palvetasin, et tunda ära, millest ma peaksin siin täna rääkima. Ja ma usun, et neid, kes räägivad asjadest, mis meid julgustavad, inspireerivad, on teisigi, aga tarvis on öelda välja ka mõningad olulised faktid, mis on kõike muud kui ilusad, aga mille väljaütlemine on iseenesest äärmiselt oluline. Ja kuigi ma enamasti olen rääkinud peas, ma mõtlesin, et ma tänase väikest sõnavõttu panen kirja, et see ka laiali ei valguks ja kõige olulisem saaks samas öeldud. Nimelt oleme viimase 1,5 aasta jooksul kuulnud tohutus koguses kõikvõimalikku juttu sellest, kui väga meie ühiskonnas võimupositsioonil olevad inimesed hindavad inimelu ning kui mures nad on inimeste elu ja tervise pärast. Ometi on see jutt olnud üks suur silmakirjalikkuse manifestatsioon ja väga suure silmakirjalikkuse manifestatsioon. Seda väidet ei ole seejuures raske põhjendada. Küsigem, kui palju inimesi suri 2020. aastal COVID-19 tõttu? Vastus Terviseameti, Statistikaameti ametlikel andmetel 203. See tähendab, et päevas suri keskmiselt 0,5 inimest selle haiguse tõttu. Sellest pasundas aasta läbi kogu meedia, päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse. Inimesi on hirmutatud, hurjutatud ja survestatud mõõdutundetult, kujutades neid, kes ei taha massihüsteeriaga kaasa minna, hoolimatute inimestena. Paraku vaikiti samal ajal täielikult maha 10 kordi suuremad ohud inimelule. Kas te näiteks teate, kui palju inimesi suri sel samal 2020. aastal vereringeelundite haiguste tõttu? Vastus 7669. Kui palju inimesi suri aga pahaloomuliste kasvajate tõttu? Vastus 3630. Kui palju oleme nendest probleemidest kuulnud selle 1,5 aasta jooksul? Pea mitte midagi. Aga on veel üks tohutu mastaabiga ebaõiglus, mis on juba pikka aega täielikult maha vaikitud ja mis on ühtlasi põhjus, miks oleme täna siia kogunenud. Selleks on ei miski muu kui laste massiline tapmine ennem sündi. Fakt on see, et 2020. aastal, sel samal aastal, mil COVID-i tõttu suri 203 inimest Eestis, tapeti tahtlikult, mitte lihtsalt ei surnud, Eestis 3421 last ennem sündi. See tähendab, et igas päevas tapeti keskmiselt circa 9,4 last. Niisiis, kõrvutades neid numbreid, näeme, et sünnieelselt tapeti lapsi 2020. aastal enam kui 17 korda rohkem, kui suri inimesi COVID-19 tõttu. Ometi ei räägi meedia sellest poolt sõnagi. Mõelge selle peale. Meie ühiskonnas toimub meeletu mastaabiga massiline süütute inimeste tahtlik tapmine, mis vältab 10 aastaid, aga mitte keegi, peaaegu mitte keegi ei näe selles probleemi, mis vääriks tähelepanu. Tegelikult on asi veel palju hullem. Nimelt toimub laste massiline sünnieelne tapmine mitte seadusi rikkudes, vaid riigivõimu heakskiidul. Riigivõim ise on võtnud vastu seadused, mis lubavad lapsi sünnieelselt tahtlikult tappa. Ent ka see pole kõik. Veelgi hullemaks teeb olukorra tõsiasi, et riigivõim mitte ainult võimaldab lapsi sünnieelselt massiliselt tappa, vaid ka rahastab laste massilist sünnieelset tapmist. Seejuures on lausa groteskne, et laste massilist sünnieelset tapmist rahastab Vabariigi Valitsus määruse alusel, mis kannab pealkirja Haigekassa rahastatavate tervishoiuteenuste loetelu. Niisugune olukord on loomulikult sügavalt mõistusevastane, sest valikabordi näol ei ole teatavasti mitte mingil juhul tegu tervishoiuteenusega. Vastasel juhul peaks normaalne rasedus olema haigus,
mille kõrvaldamisele on kõnealune tervishoiuteenus suunatud. Kahjuks on Eesti rahval seonduvalt abordi ehk laste sünnieelse tapmisega väga suur süü. Statistikaameti andmetel on Eestis alates 1991. aastast ehk Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest abordi teel tahtlikult tapetud, ja kuulake nüüd, 331 606 last. Ma kordan, 331 606 last. Seda ei ole teinud meile mitte keegi teine. Seda ei ole teinud meile välisvaenlane, seda ei ole teinud meile Nõukogude võim. Seda oleme teinud endale ise. Numbrisse 331 000 mahub Tartu linna elanikkond rohkem kui kolmekordselt. Me räägime rohkem kui 3 Tartu linna elanike arvust. Seejuures alates 1956. aastast, mil tahtlik abort Nõukogude võimu poolt Eestis seadustati, on meie maal abordi teel tapetud rohkem kui 1,5 miljonit last. Seda on teatavasti oluliselt rohkem kui tänases Eestis elanikke. Aga me ei räägi mineviku probleemidest, me räägime samamoodi tänase päeva oleviku probleemist. Mullu sündis Eestis 13 209 last. Seda on muuseas 890 võrra vähem kui 2019. aastal, mil sündis 14 099 last. Kõrvutades mullu tahtlikult esile kutsutud abortide ja sündide arvu, nähtub, et sünnieelselt tapeti 20,5% lastest ehk iga 5. eostatud laps. 1991. aastal seejuures, aastal, mil võib-olla paljud teist sündisid, oli see suhe niisugune, et eostatud lastest tapeti rohkem, kui neil võimaldati sündida. Nii et kui lähete koju, tasub emale isale öelda suur aitäh ainuüksi selle eest, et olete saanud võimaluse elada. Tegelikult on enne sündi lõpetatud tahtlikult palju suurema hulga laste elu, kuna kõnealune statistika ei võta arvesse apteekides müüdavate abortiividega põhjustatud varajases faasis raseduste katkestamisi, rääkimata hormonaalsetest kontratseptiividest, millel teatavasti on ka abortiivne toime. Kõigest sellest nähtub, et põhiseadust austatakse Eesti Vabariigis väga valikuliselt. Põhiseaduse paragrahvi 16 kohaselt on igal inimesel õigus elule ja paragrahvi 12 kohaselt on kõik inimesed seaduse ees võrdsed. Nende 2 paragrahvi koostoimes vaatab meile vastu väga lihtne järeldus, et kõigil inimestel peaks olema Eesti Vabariigis võrdne õigus elule. Ja see õigus kehtib ka veel sündimata laste suhtes. Seda on muuseas kinnitanud juba ligi 20 aastat tagasi, 2002. aastal, ka toonane õiguskantsler Allar Jõks, vastates Eesti Kirikute Nõukogu temaatilisele järelpärimisele. Ja ma tsiteerin seda, mida toona õiguskantsler kirjutas. See dokument on avalikult kättesaadav, kõik võivad seda lugeda, kui soovite, saadan teile viite. Tsiteerin. Loote üksikud arenguetapid ei mõjuta enam tema inimeseks olemist, kuna kellelgi ei ole võimalik olla rohkem või vähem inimene. Seega ei saa õigus elu kaitsele olla seotud loote eluvõimelisusega, sünnihetke või muude loote arenguga seotud asjaoludega. Loote arenguetapid ei mõjuta seega mingil määral loote inimeseks olemist ning tema inimväärikuse olemasolu, mis jääva suurusena saadab inimelu algusest lõpuni. Inimelu tähendab seega ka veel sündimata elu ning seega kaitseb põhiseaduse paragrahv 16 ka loodet. Loode on seega iseseisva õigushüvena põhiseaduse kaitse all. Riigi kaitsekohustus ei keela mitte ainult vahetut sekkumist loote eluõigusesse, vaid ka paneb riigile kohustuse loote eluõigust kaitsta. Ja ma tsiteerin veel. Kuna loote eluõigus on põhiseaduse poolt kaitstud, on raseduse katkestamine põhimõtteliselt keelatud. Raseduse katkestamine on vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigastuste tekitamise eest. Kaitsekohustus on kehtiv ka ema suhtes, pannes naisele seega põhimõttelise kohustuse eostatud lapse ilmale toomiseks. Tsitaadi lõpp.
Tõsi, õiguskantsler kirjutas samas dokumendis ka teisi asju, õigustades kehtivat seadust sellega, et sündimata laste eluõigus tuleb tasakaalustada ennekõike naiste eneseteostuse vabadusega. Selline argumentatsioon loomulikult ei kannata mitte mingisugust kriitikat, kuna mitte kellegi õigust elule ei pea tasakaalustama kellegi eneseteostuse vabadusega. Selline kaalumine ise on täiesti mõistusevastane. Niisiis, sellest kõigest hoolimata jätkub Eesti Vabariigis massiline abort ja ka selle riiklik rahastamine, ilma et pea keegi selle suhtes midagi ette võtaks või isegi avalikult välja ütleks, et niisugune olukord ei ole vastuvõetav. Tõsi, on erandeid, erandiks on ka tänane sündmus siin, aga üldine pilt on selline. Probleemi ei nähta hoolimata sellest, et meie ühiskond on väidetavalt rajatud austusele inimõiguste vastu, mille üheks keskseks alustalaks peaks olema tõdemus, et inimene on põhimõtteliselt väärtuslikum olend kui loomad ja linnud ning väärib seega erilisi õigusi ja erilist kaitset. Vaikivad nii prokuratuur, õiguskantsler, pea kõik poliitikud, ajakirjanikud, arstid, ühiskonnategelased, inimõiguste kaitsele suunatud organisatsioonid kui ka lastekaitseorganisatsioonid. Pea kõik vaikivad maha selle üüratuma staabiga kuritegevuse. Sellest, kui mõistusvastane niisugune olukord on, annab tunnistust üks väga kõnekas tõsiasi. Ilmselt paljud inimesed ei tea, et Eestis kehtivate seaduste kohaselt on isegi linnupoegade elu kaitstud paremini kui inimlaste elu. Nimelt on looduskaitseseaduse paragrahvis 74/4 lõige 1 sätestatud, et looduslikult esinevate lindude, pesade ja munade tahtliku hävitamise, kahjustamise või pesade kõrvaldamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut ehk kuni 600 eurot. Võib-olla isegi rohkem, kui trahviühik on muutunud, ma ei tea peast. Seevastu inimlaste sünnieelne tapmine on mitte ainult seadusega lubatud, vaid sellele maksab valitsus veel heldelt peale, tasudes vähemalt 2/3 iga seaduslikult teostatud abordi kuludest. Ehk kokkuvõtlikult võime öelda, et Eesti Vabariigis on koorumata linnupoegadele tagatud tunduvalt suuremad õigused kui veel sündimata lastele. Esimeste tahtlik tapmine on karistuse ähvardusel ilma eranditeta keelatud, teiste tahtlikuks tapmiseks on aga nähtud ette päris avarad võimalused ja valitsusepoolne rahaline toetus. Eesti Vabariigi reaalsus aastal 2021. Hinnatud muusik ja üks olulisemaid ärkamisaja figuure Tõnis Mägi lausus 20. augustil hiljuti öölaulupeol Lauluväljakul väga olulised sõnad. Olles lõpetanud oma laulu Palve, ütles ta nõnda. Jumal ütleb praegu selgelt, kuulake mu rahvas, ma hoiatan teid. Ma hoiatan teid, et võtke aru pähe. Siis ma hoian ja kaitsen seda väikest maad, seda sama Eestimaad. Parandage meelt. Mõelgem nende sõnade peale. Mõelgem nende sõnade peale ja sellele, mida need tähendavad kõige eelnevalt räägitu kontekstis. Jah, Eesti rahvas vajab hädasti meeleparandust. Aga mingist meeleparandusest ei saa olla juttu, kui me jätkuvalt tapame oma lapsi ning kui riigina selle mitte ainult heaks kiidame, vaid ka sellele peale maksame. On täiesti kindel, et sellist rahvast, kes nõnda käitub, Jumal ei õnnista ega ka kaitse, sest on öeldud väga selgesti, mida iganes olete te teinud kõige pisematele teie seast, olete te teinud minule. Seega, ja et lõpetada helgema noodiga, tahan omalt poolt kutsuda üles sellele, et me hoiaksime ja kaitseksime iga inimest, aga eriti neid, kes kõige enam hoolt ja kaitset vajavad. Võtkem lapsed, kelle Jumal meile saadab, avatud südamega vastu. Hoidkem ja armastagem lapsi, hoidkem ja armastagem emasid, hoidkem ja armastagem abielu ja perekonda, mis on nii inimliku armastuse kui ka inimliku elu, häll ja kaitse. Kaitskem ka lapsi selle eest, et neile ei süstitaks aineid, mida nad ei vaja,
See, mis praegu toimub sellel rindel, näitab järjekordselt, kui silmakirjalik on see loosung, justkui me hoiaksime ja austaksime lapsi üle kõige. Jumal hoidku Eestimaad. Aitäh teile! Aitäh, Varro Vooglaid!